See siin on Rail Baltical tulevikus paigaldatav pöörang. Erinevalt Eestist on Leedus jõutud juba Rail Baltica rööbaste panekuni ja raudtee vähemalt väljaspoolt vaadates hakkab valmis saama mõnes lõigus. Pöörangud on märksa keerulisem tehnoloogia kui rööpad ise. Kui rööbas on sirge metallait, siis pöörang peab olema liigutatav, kuid ometi suutma suunata mitmesaja tonnist mitusada kilomeetrit tunnis sõitvat rongi. Okay, so here goes. Pöörangud on käsitöö. It is very precise equipment, as you see here. Of course, the turnout is a very big and robust machine and system. However, it is designed based out of 1,000 different parts which have to be produced, and therefore we have workshops to machine and produce all those components in-house and to build finally the end result as a total system. Selles Leedu tehases tehakse praegusegi raudteepööranguid. Juhuse tahtel oli allakirjutamise ajal töös Eestisse saadetav pöörang. Teine samasugune, sama firma tehas on Riias ning mõlemast hakkavad tulema ka Rail Balticu pöörangud. Iseasi, et praegu on vaid 10 kilomeetrit Leedu trassi, kuhu rööpaid panna. Ülejäänud 100 kilomeetrid on sellest kaugel. Olen praegu Leedus, Rail Baltica Leedus rööpad on juba maha pandud. Elektrifitseerimise tööd ja kõik see signalisatsioonid ja muud asjad on muidugi ees, aga midagi on valmis. Ilm on praegu väga mastiline, see on sümboolne, sellepärast on väga tohuv see küsimus, kuhu need rööpad siin viivad, mis ajal viivad ja kas üldse viivad. Põhitrass on ehitatud Eestis ja Leedus juba üle 100 kilomeetri. Lätis on põhitrassi ehituses kuskil umbes 30 kilomeetri ulatuses, et millal me jõuame pöörangute paigaldamiseni on ikkagi järgnevad aastad, et eelkõige siis 28, võib-olla ka 27. Võrreldes naaberriikidega on Läti kõvasti maas. Läti esindajad ei tulnud isegi allkirjastamisüritusele. Nad pelgavad ajakirjanike küsimusi. Eks rahastusküsimus ole akuutne kõikide riikide jaoks, et ma arvan lihtsalt, et Lätis on see diskussioon olnud rohkem avalikum senimaani ja ma arvan ka seda, et siis uus Läti peaminister ja valitsus on võtnud selle endale hinge teemaks, et seda lahendada. Ja selle tõttu me siis näeme rohkem diskussiooniga avalikult, et finantseerimise küsimuste üle ja ajakava küsimuste üle. Muidugi ei ole asi pilvitu ka Eestis. Küsimus, kuidas Eesti ajagraafikus on, saab diplomaatilisi vastuseid. Puhtalt tehniliselt võib öelda, et rusikareegel, et 100 kilomeetri raudtee ehitamiseks nullist võiks kuluda umbes 5 aastat. Et ma arvan, et täna me oleme väga juba piiri peal, et kas me suudame ehitada valmis teatud lõikude raudteed olukorras ka, kui rahastus täies mahus oleks olemas, aga me oleme kuskil seal napilt piiri peal ikka veel. Eesti puhul on see hästi sportlik ajagraafik endiselt, aga kuna omaniku ootus on 2030, siis meie järgime seda ajagraafikut ja oleme hetkel ikkagi selles plaanis. Põhimõtteliselt ootavad kõik riigid pingsalt sügist, kui selgub Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahastuspoliitika.